Tahaksin investeerida sinna ja võib-olla sinna ka. Aga kui palju ma ühte või teise kohta investeerin ja kuidas ma kõik selle üheks tervikuks üldse kokku panen? Kuidas ma ehitan sellise portfelli, mis ei ole lihtsalt hunnik juhuslikke investeeringuid, vaid on läbimõeldud süsteem. Selline, mis kasvab siis koos minuga, kohaneb minu eluga ja teenib ka mu isiklikke eesmärke. Täna me just sellest räägimegi, ehk siis portfelli ehitamise loogikast. Mina olen Vallo Arumäe ja sa vaatad Starfish Academy kanalit, kus iga nädal jagame sinuga õppetunde rahast, investeerimisest ja ettevõtlusest. Ja kui need teemad sind kõnetavad, siis vajuta subscribe ja veendu, et sa oled iga nädal uusi teadmisi ammutamas. See, millest ma alustasin, ehk tahan investeerida igale poole ja korraga, on tegelikult tüüpiline viga alustava investori jaoks. Sest piiratud teadmistega tuleks alustada ühest varaklassist, see endale hästi selgeks teha ja alles siis edasi vaadata. Ja kui see on tehtud ja sa tegutsed juba pikaajaliselt, alles siis hakka hajutamisele mõtlema. Sest mitte kõik varaklassid ei käitu ühtemoodi. Iga varaklass liigub erinevalt sõltuvalt majandustsüklist, inflatsioonist, intressimääradest, geopoliitilisest olukorrast ja ka investorite enda meeleolust. Näiteks kui aktsiaturg langeb, võib olla inflatsioonihirmu või sõjalise konflikti tõttu, siis sellel hetkel võivad võlakirjad jääda stabiilseks või isegi tõusta, sest investorid liiguvad turvalisemate varade poole. Kui kinnisvaraturg on aeglane, näiteks intressimäärade tõusu tõttu, mis muudab laenamise kallimaks, siis samal ajal võivad aktsiad tõusta, sest ettevõtted teevad tugevaid kasumeid või tehnoloogia areneb kiiresti. Kui sul on kogu raha ühes korvis, näiteks ainult aktsiates ja see turg kukub 30%, siis ka sina kukud koos sellega. Isegi kui sa tead, et see taastub, siis psühholoogiline löök võib olla nii tugev, et sa müüd maha valel hetkel ja lukustad selle kaotuse. Aga kui sul on hajutatud portfell, siis üks osa võib küll kukkuda, aga teised osad aitavad sind tegelikult tasakaalus hoida. Üks langus ei tähenda enam katastroofi, vaid see tähendab lihtsalt liikumist teises suunas. See annab sulle võimaluse hingata, hinnata ja jätkata, mitte paanitseda ja reageerida impulsiivselt. Hajutamine ei vähenda ainult rahalist riski, see vähendab ka emotsionaalset riski. Sest investeerimine ei ole ainult numbrite mäng. See on ka mäng sinu närvide, ootuste ja ka kannatlikkusega. Kui sul on hajutatud portfell, siis sa ei vaata turgu iga päev hirmuga. Sa ei tunne vajadust pidevalt sekkuda, sa ei satu paanikasse, kui üks osa ajutiselt langeb. Sa tead, et su portfell ei ole haavatav ühe ainsa liigutuse või uudise tõttu. Ja see tähendab ka seda, et sa saad hoida selget plaani. Sa saad jätkata investeerimist ka keerulisel ajal. Võime jätkata ka siis, kui teised loobuvad, on see, mis eristab keskpäraseid tulemusi silmapaistvatest. Hajutamine ei ole lihtsalt finantstehniline mõiste, see on kaitsekilp, mida iga tõsine investor vajab. See võimaldab sul luua süsteemi, mis peab ajale vastu. Olgu ees siis majanduskriis, buum või midagi vahepealset. Nii et kui sa mõtled oma portfelli ülesehitusele pikaajaliselt, siis ära küsi, milline üks asi annab parimat tootlust. Küsi hoopis, kuidas ma ehitan sellise portfelli, mis aitab mul igas olukorras rahulikult edasi liikuda. Just see küsimus teeb sinust investori, mitte spekulandi. Aga mida see praktikas tähendab? Vaatame ühte lihtsat ja tõhusat lähenemist, mida nimetatakse 3 korvi süsteemiks. Esimene korv on likviidsus, ehk siis raha, mida sa vajad lähitulevikus. See on sinu hädaabifond või sularahapuhver. See katab su 3-6 kuu elamiskulud, ootamatud olukorrad, näiteks töökaotus või suuremad remondid. Seda raha sa ei investeeri kasvuks, vaid sa hoiad seda turvalisuses ja ligipääsetavuses. Olgu see siis kõrge intressiga hoiusel, rahaturufondis või lihtsalt arukalt valitud säästukontol. Teine korv on stabiilsus, ehk siis rahulik tulu ja madalama riskiga investeeringud. Siia alla kuluvad näiteks võlakirjafondid, dividendiaktsiad, kinnisvarafondid ja müügivalmis likviidne kinnisvara. See on sinu kindlus. Koht, kus sa saad passiivset tulu või kus raha säilitab väärtust ilma väga suurte kõikumisteta. Ja 3. korv on kasv. Siin toimub siis selline pikaajaline tootluse kasvatamine. Siia alla kuuluvad näiteks laiapõhjalised indeksfondid, aktsiad, startupid või riskantsemad, aga ka potentsiaalselt kõrgema tootlusega varad. Ja see on osa, mis võib kõikuda, aga aja jooksul on just see, mis kasvatab su portfelli väärtust.
Ja mida noorem sa oled või mida pikem on sinu ajahorisont, seda suurem osa võib olla selles kolmandas korvis. Võtame ühe näite. Oletame, et sul on 30 000 eurot investeerimiseks. Sa võid selle jagada näiteks niimoodi. 6 000 eurot likviidsuses ehk siis säästud ja rahaturufond, 9 000 eurot stabiilsuses ehk siis võlakirjad ja dividendiaktsiad ja 15 000 eurot kasvus, näiteks indeksfondid või mingid valitud aktsiad. Ja selline jaotus ei ole nüüd mingi jäik reegel, vaid see sõltub sinu vanusest, elustiilist ja ka tegelikult finantseesmärkidest. 20-ndates võib sul olla 80% kasvukorvis, sest aeg on sinu liitlane. 50-ndates võib sul olla stabiilsuse osakaal suurem, sest sa vajad rahal rohkem kaitsefunktsiooni. Aga kõige olulisem on, et portfell ei ole midagi, mille sa paned kord paika ja lihtsalt unustad ära. Portfell kasvab, muutub ja liigub alati koos sinuga. Kui su sissetulekud suurenevad, siis sa lisad uusi kihte. Kui sa jääd, lapsehoolduspuhkusele, siis võib-olla sa muudad oma tempot. Kui sa lähened pensionile, siis võib-olla sa muudad hoopis oma fookust, näiteks kasvult rohkem stabiilsusele. Mida varem sa mõistad, et sinu portfell on elav organism, seda rahulikumalt ja kindlamalt sa tegelikult investeerid. Sest sa tead seda, et sa ei pea kogu aeg 10-sse tabama. Lõpetuseks 3 lihtsat põhimõtet, mida meeles pidada. Kõigepealt alusta lihtsast struktuurist ja täienda seda lihtsalt aja jooksul. Pikaajaliselt hajuta varaklasside vahel, välja arvatud juhul, kui sa oled alles alustamas, siis on kindlasti mõistlik fokusseerida alguses ühele varaklassile. Ja vaata kord aastas üle, sest elu muutub, portfell peab muutuma samamoodi koos sinuga. Kui see video andis sulle selgust ja inspiratsiooni, siis vajuta like ja jaga seda kellegagi, kes alles alustab oma investeerimisteekonda.